Putinil oli Ukraina sõja jaoks valmis õudne plaan. Uus pealetung oleks võimaldanud Venemaal hõivata rohkem Donetskit ja tungida sügavamale Ukraina lõunaossa. Venemaa katse Ukraina sõda võita ebaõnnestus. Ukraina muutis selle plaani sõda lõpetavaks kaotuseks, jättes Putini silmitsi alandava tõsiasjaga, et märtsikuu pealetung, mis pidi kõik ära võitma, on tohutu läbikukkumine, mis ei saanudki korralikult algust. 16. märtsil esines Ukraina president Volodõmõr Zelenski õhtuse pöördumisega rahvale. See pöördumine sisaldas häid uudiseid. Zelenski sõnul on Ukraina jõupingutused ja vasturünnakud 2026. aasta esimese 2,5 kuu jooksul olnud nii tõhusad, et need on purustanud igasuguse Venemaa lootuse alustada kevadeks planeeritud pealetungi. Varsti arutame, mida Venemaa selle pealetungiga tahtis ja kuidas Ukraina seda takistas. Kõigepealt on Zelenski kommentaarid. Kuigi rünnakud on pidevad ja tormijooksud jätkuvad, ei ole nende intensiivsusega vastasseisu ulatus see, mida venelased olid planeerinud ja mida nende ülem lubas Venemaa poliitilisele juhtkonnale, ütles Zelenski Ukraina rahvale. Siit võib teha 2 olulist järeldust. Seiskunud pealetung ei tähenda selle puudumist, sest Venemaa ründab endiselt ning Putini väed pole taas täitnud Kremli eesmärke. Putin on raevus ja vahutab, kui räägib Ukraina kevadpealetungi lämmatamisstrateegiast, mis sundis Venemaad kasutama 2025. aastal läbimurdmise taktikat. Zelenski mainis seda päev enne 16. märtsi pöördumist, rääkides ajakirjanikega Ukrainas. Kiievi Posti andmetel ütles Ukraina president, et Venemaa ei edenenud soomukitega, mistõttu Putin saatis taas väikseid läbimurdegruppe Ukrainasse. Venemaa jätkab rindejoonel meetri haaval edenemist, mis on talle sissetungi alguses toonud üle 1,28 miljoni kaotuse. Kevadkampaania, nagu see oli planeeritud, uppus venelaste jaoks sellesse kevadesse. Nad ei suutnud edeneda, ütles Zelenski ajakirjanikele ja lisas. Nad viivad läbi rünnakuid, aga need on kõik ühesugused. Nad ei suuda kusagil läbi murda. Me hävitame nende varustust. Mitte miski sellest pole Venemaa jaoks plaanipäraselt läinud. Põlevat varustust pidi kasutatama uueks läbimurdeks. Sõdurid ja sissetungijad, kes nüüd Ukraina droonide tõttu massiliselt surevad, pidid olema Putini kevadrünnaku jõud, mis oleks kõike muutnud. Venemaa pidi olema tugev ja Ukraina nõrk, et kevadeks oleks Venemaal Ukrainas kõik vajalik maksimaalse rahuleppe saavutamiseks, mille nimel Putin on pingutanud rahuläbirääkimiste algusest. Ukraina geniaalne vastustrateegia põhjustas selle kahju. Jääge meiega, et teada saada, miks. Enne Ukraina tegevusest rääkimist vaatame Venemaa kevadisi kavatsusi. Ja see pidi olema tohutu. Jutud Venemaa pealetungist, mis pidi algama märtsist, hakkasid levima juba veebruari alguses ning ilmusid teated, et Venemaa kavatseb pühendada 100 000 sõdurit pealetungile Ukraina lõunaosa idaosas. Nendes piirkondades paiknevad Vene väed valmistavad kevadel pinnas ette, et 100 000 sõdurit saaks suvel Ukraina kaitseliinidest läbi murda ja hõivata suuri alasid. Põhimõte oli see. Märtsi keskpaigaks pakuti mitmeid stsenaariume kevad- ja suve pealetungideks. Lõunas kavatses Venemaa suruda edasi Zaporižja rindel, sundides võib-olla Ukrainat sinna vägesid saatma, mida muidu oleks kasutatud Donetski suunalise Vene pealetungi tõrjumiseks. Rääkides Donetskist, pidi Zaporižja pealetungiga kaasnema ka rünnak Ita-Slovjanski-Kramatorski suunal, mis võimaldaks Putini vägedel valmistuda nende ja Donetski kindlustusvööndi ründamiseks. Venemaa peab selle vallutama, et saada lõpuks kontroll Donbassi piirkonna üle, mida Putin on aastaid ihaldanud. Neid pealetunge, mis olid kavandatud hiliskevadeks ja suveks, pidid toetama Venemaa väed, luues puhvertsooni Dnipropetrovski oblastis. See oleks võimaldanud Venemaal luua oma puhvertsooni kusagil Oleksandrivski teljel, mis toimib omamoodi sõlmpunktina Dnipropetrovski ja Zaporižja vahel. Selle puhvertsooniga oleks Venemaa saanud takistada igasugust abi, mida Ukraina üritanuks saata Zaporižjasse ja võimalusel edasi Donetski suunas läbi Dnipropetrovski, tagades nii, et peamised Vene pealetungid ei oleks muutunud keerulisemaks Ukraina rünnakute tõttu mitmel rindel. See on Venemaa jaoks üsna korralik plaan. Lihtsalt arvestamata on asjaolu, et Ukraina ei kavatsenudki alla anda ja lasta Venemaal seda plaani ellu viia. Plaan ei arvestanud veebruari alguses juhtunud sündmusega, mis hävitas kõik Kremli sõjaliste strateegide jaoks. Koostati lubatud kasutajate loend, Elon Musk ja SpaceX vajutasid lülitit. Hetkega kaotasid Venemaa väed ligipääsu Starlinki süsteemile, mida nad olid kasutanud, kuna olid saanud kätte illegaalsed terminalid, mida neil poleks tohtinud kunagi olla.
Starlinki kaotusega katkes side kogu Vene rindel, eriti Dnipropetrovski piirkonnas, kus sissetungijad püüdsid meeleheitlikult säilitada kontrolli halli tsooni üle okupeeritud ja Ukraina kontrolli all oleva ala vahel. Starlinki sulgemine oli katalüsaatoriks. Ukraina alustas vasturünnakut ja see purustas Venemaa kevadpealetungi plaanid umbes kuu ajaga. Vasturünnak oli kiire ja halastamatu, vallutades Venemaa kevadpealetungi jaoks olulisi alasid. Ukraina vallutas külasid Zaporižja ja Dnipropetrovski oblastis tagasi. Vene vägede kogunemised sattusid kiirete vasturünnakute ohvriks, sest Putini juba niigi nõrgad infiltreerimisrühmad tegutsesid segaduses, püüdes end vaenlase eest kaitsta. Nad ei osanud seda ette näha ega saanud ühendust ainsatega, kes saanuks aidata. 10. märtsiks oli Ukraina vabastanud Venemaa käest vasturünnakuga 400 ruutkilomeetrit ehk 154 ruutmiili, mis oli suurim edukas operatsioon pärast 2023. aasta vastupealetungi. Ukraina polnud nii palju territooriumi vallutanud pärast alandavat vasturünnakut Venemaa Kurski oblastisse, mis maksis Putinile üle 63 000 sõduri, sealhulgas palju Põhja-Korea vägesid, kes toodi kaitseks kohale. Ukraina 2026. aasta vasturünnak on olnud Putini jaoks sama alandav. Ja see pole ainus asi, millega Venemaa väed on proovinud kohaneda, kuid pole suutnud, kui Ukraina lõhkus Venemaa kevadplaanid. Kui Ukraina vasturünnak murdis läbi Venemaa puhvertsooni ja pööras tagasi Putini vägede Dnipropetrovski suunalised talvised edusammud, ründas Ukraina samal ajal ka Venemaa tagalat. Ärge midagi nilbet mõelge. Mida me selle all mõtleme, on see, et Ukraina hakkas kasutama keskmaa droone, korraldada rohkem rünnakuid Vene sõjaliste sõlmpunktide vastu okupeeritud aladel, mis omakorda nõrgestas veelgi nende alade juhtimise kontrollkeskusi, mis juba niigi kannatasid Starlinki sulgemise tõttu. Sellised rünnakud sihivad tavaliselt lahinguliinidest 20–120 kilomeetri ehk 12–75 miili kaugusel asuvaid sihtmärke. Ukrainal oli varem raskusi selliste sihtmärkide hävitamisega. FPV droonidel, mis lendavad jätkuvalt tapatsoonides, mida see loob oma kindlustatud asulate ümber, pole piisavat lennuulatust. Kaugmaa droonid suudaksid tabada keskmaa sihtmärke, kuid see tähendaks, et Ukraina peaks võtma ressursse ära süvalöögistrateegiast, millega on põhjustatud suur kahju Venemaa nafta- ja sõjaobjektidele. Keskmaa droonide abil suudab Ukraina nüüd lahinguliinide taga kaost külvata ning seda tuleb veelgi juurde. Päev enne Zelenski avaldust Venemaa kevadründe peatamisest tutvustas Ukraina ettevõte U-Force oma lihuniku drooni. See droon maksab vaid 10–12 000 $ tüki kohta, suudab lennata umbes 200 kilomeetrit ehk 124 miili ning toimetada sihtmärgile 5,5 kilose ehk 12,1 naelase lõhkepea. Tõsi, see pole küll maailma suurim lõhkepea, kuid sellest piisab vägede koondumiste segamiseks, logisevate juhtimise kontrollpunktide hävitamiseks ja droonioperaatorite asukohtade purustamiseks okupeeritud aladel. Ja see ongi kogu mõte. Kui Ukraina on rindel vasturünnakule asunud, on ta tabanud Venemaad tagalas, hävitades toetuse, mida Putini väed nii hädasti vajasid, just sellel teljel, mis pidi olema kogu kevad- ja suvepealetungi alus. See kõik on viinud selleni, mida me praegu sõjas näeme ja miski sellest polnud Putini plaanis. Me süveneme sellesse kõigisse hetke pärast ja selgitame ka Ukraina sügavamat eesmärki Venemaa kevad- ja suveplaanide nurjamisel. Kuid kõigepealt just selliseid teemasid me saates The Military Show käsitlemegi. Anname teile kogu ülevaate, mitte vaid pealkirjad. Kui soovite rohkem süvavaadet, tellige kanal, et olla sammu võrra ees. Vasturünnak poleks Ukrainale oluline, kui see ei mõjutaks oluliselt Venemaa vägede liikumist. Oleme juba näinud vastulööki, kuid ees ootab veel palju, mis jätkab Venemaa pealetungi nõrgestamist. Pealetungi, mis oleks pidanud selleks ajaks juba alanud olema. Ukraina pealetung Dnipropetrovski oblastisse ole peatunud. Sõjauuringute instituut ehk ISV tegi selle selgeks oma 16. märtsi kampaania hinnangus, kui nad sellele tähelepanu juhtisid. Ukraina pidevad vasturünnakud piiravad Vene pealetungi operatsioone Oleksandrivka suunas. Ja need on muutunud nii intensiivseks, et võivad peagi piisavalt sügavale tungida, et ohustada seda, mida Putin üritab teha Huljapola suunas. Ukraina alustas vasturünnakuid Huljapolist loodes, jõudes Hirkastar-Ukrainka äärealadele ja viis rünnakujõud Svaja-Topotrivkasse. Vastupealetung jätkub. Zelenski avaldused kevadrünnaku peatumise kohta ei tähenda, et Ukraina väed puhkavad ning Ukraina võib aeglaselt püüda Huljapolat ümber piirata ja võib-olla selle asula vabastada.
mis puudutab Venemaad, siis see on ISTVQ andmetel Huljapola suunal aeglustunud nii, et edasiliikumine on vaid 1,2 kilomeetrit ehk 0,74 miili nädalas. Pidage meeles, et Venemaa kaotab päevas 901 000 ja nädalas ligi 7000 sõdurit. Samal ajal tehakse vaid väikseid edusamme. Rünnak ei peaks niimoodi kulgema. Ja nende kaotuste ulatus tekitab Putinile veelgi rohkem probleeme. Putini kevad- ja suverünnakuks kogutud reservid kulutatakse nüüd Venemaa püüdes reageerida Ukraina tegevusele. Venemaa saatis 55. merejalaväe diviisi ja 40. merejalaväe brigaadi üksused Dobropiljast Huliupoli suunas. Viimase brigaadi üksused ja 120. merejalaväe diviis saadetakse Oleksandrivkasse tugevdama Venemaa nõrku kaitset, taas Dobropiljast lahkudes. Vene sõjablogija teatas, et Venemaa saatis Huljapola suunas ka 656 motoriseeritud laskurpolgu. See on märkimisväärne, teatab Euromaidan Press, sest polk pole olnud aktiivne alates 2025. aasta augustist. Venemaa hoidis seda reservis, kuid Ukraina vasturünnakud sundisid Kremlit tegutsema. Putin saadab lahingusse sõdureid, keda ta ei plaaninud enne kevadpealetungi kasutada. Ta saadab nad ka kaitsetegevusse, mitte rünnakule. Ja mis Putini jaoks kõige hullem, need reservid kaotavad ikkagi. Me pole kindlad, kas Putin üldse mõistab pealetungi tähendust. See plaan ei näe kindlasti ette, et Venemaa kaotaks palju territooriumi, takerduks rünnakutes, kulutaks reservid ja kasutaks infiltreerumistaktikat, kui oleks pidanud valmistuma mehhaniseeritud soomukirünnakuteks. Viimased kuud on Venemaale olnud katastroofilised, kuid need täidavad Ukraina jaoks veel olulisemat eesmärki kui varasemad võidud ja Venemaa plaani nurjamine. Zelenski ütles seda Venemaa kevadplaanide läbikukkumisest rääkides. See on oluline, sest meie jõud rindel on kõigi Ukraina positsioonide jõud, meie suhtlus maailmaga, meie diplomaatia ja maailma võime meid toetada, ükskõik kui suured katsumused ka poleks, ütles Ukraina president. Selle avalduse võtmefraas on meie suhtlus maailmaga. Mida Zelenski siin ütleb, on see, et peaaegu sama oluline kui kokkuvarisevad Vene plaanid ja Ukraina poolt vabastatud territooriumid on ka Vene narratiivi kummutamine, et Ukraina on pärast 4 aastat sõda kaotamas. Putin on seda narratiivi eriti rõhutanud rahuläbirääkimiste ajal Venemaa ja Ukraina vahel. See on kognitiivne sõjapidamine. Putini teadlik samm ja liialdatud Vene edusammud Ukrainas loovad mulje, et Venemaa on kõikvõimas ja Ukraina ei suuda vastu seista. Nii hullumeelne kui see ka ei tundu, pärast 4 aastat sõdimist on mõned inimesed endiselt ohus langeda Putini poolt loodud vale narratiivi lõksu. USA president Donald Trump kõikus Ukraina ja Venemaa toetamise vahel rahuläbirääkimistel ning väitis, et Venemaal on kõik trumbid Ukraina sõjas. Selline avaldus oleks olnud Putinile kui muusika kõrvadele, sest see võimaldas tal oma narratiivile uusi kihte lisada. Unusta 1,28 miljonit. Vene kaotust Venemaal on endiselt rohkem inimesi, rohkem varustust, rohkem jõudu. Putin kinnitab maailmale, et sõjalise erioperatsiooni eesmärgid täidetakse vältimatult. Kui tal õnnestub inimesi veenda oma sõnumi tõesuses, suurendab see Venemaa mõju rahuläbirääkimistel ja nõudmisi Ukrainale Donbassi loovutamiseks. Kuidas seda narratiivi tõhusalt ümber lükata? Tuleb takistada Venemaa kevadest pealetungi enne selle algust. Ukraina tegi seda 2026. aasta esimesel poolel, kuigi Trump ja USA survestavad rahu poole ning Trumpi nõutud mitmest tähtajast viimane on juunis. 2026 saab Ukraina nüüd näidata tagasi vallutatud territooriumi ja Venemaa kevadpealetungi kaosest saab rääkida hoopis teistsugust lugu kui see, mida Putin räägib. Kuidas saab kokkuvarisev armee alustada oma suurimat vasturünnakut üle 2 aasta? Kuidas saavad Venemaa plaanid läbi kukkuda, kui Ukraina on nii nõrk? Ukraina paneb igaühe, kes Putini retoorikat kuulab, neid küsimusi esitama ja see, et Ukraina suudab seda teha, on erakordselt oluline. See võib päästa Ukraina vajadusest loovutada territooriumi rahulepingus, mis premeerib Putinit tema agressiooni ja Venemaa sõjaliste äparduste eest. Me ei saa selle ajastust eirata. Suur osa Ukraina territooriumi vabastamisest toimus ajal, mil algasid uued rahuläbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel. Need läbirääkimised ei viinud lõpuks kuhugi. Venemaa, nagu tavaliselt, ei tagane oma maksimalistlikest nõudmistest, isegi siis, kui Putini narratiiv kokku kukub. Ukraina vasturünnakute ajastus muutis need 400 ruutkilomeetrit ja kasvava vabastatud ala peaaegu sümboolseks. Muidugi täitis see strateegia väga praktilist eesmärki, aidata Ukrainal muuta Venemaa märtsikuu pealetung täielikuks läbikukkumiseks. Kuid sõnum, mida sellega edastatakse, on lihtne.
see on, mida Ukraina ise suudab. mõelge, mida Ukraina suudaks teha, kui partnerid teda rohkem toetaksid ja usuksid tema võitu. Zelenskõi on selle seisukoha väljendamisel olnud otsekohene. Samas kõnes, kus ta avalikustas Venemaa pealetungi nurjumise, rääkis ta ka sellest, kui oluline on rahaline toetus koos täiendavate sanktsioonidega Venemaa vastu, et aidata Ukrainal edasi liikuda ja jätkata enda kaitsmist, samal ajal kui ta kurnab Venemaa armeed. Just sellepärast on sanktsioonid Venemaa vastu olulised. Toetuse paketid on olulised ning Euroopa otsused, sealhulgas juba vastu võetud 90 miljardi euro suurune toetus, peavad toimima. Euroopa sõna peab maksma, et sõltumata diplomaatilisest olukorrast või ükskõik millistest väljakutsetest maailmas oleksid meie piirkonnad valmis järgmiseks talveks täpselt nii, nagu eelmine talv meile õpetas, kuulutas Zelenskõi. Ukraina ei seisa vastu vaid Venemaa kevad- ja suveplaanidele. Neil on silme ees 2026. aasta lõpp ja veel üks karm talv. Zelenskõi vajab, et maailm kuuleks. Ukraina suudab võidelda ja võita. Kuna operatsioon Eepiline raev juhib tähelepanu Ukraina sõjalt kõrvale, võib see varjutada Ukraina toetamise vajadust. Seda ei tohi juhtuda. Ukraina peab muutma Venemaa plaanid sõda lõpetavateks kaotusteks, et püsida tähelepanu keskmes. Iraani konflikt võib tulevikus Ukrainat toetada, sest laheriigid, keda Iraani droonid on rünnanud, otsivad viise nende tõrjumiseks ja Ukraina saab neid pakkuda. Aga Ukraina vajab, et maailm mõistaks juba praegu, et Venemaa plaanid on purunenud. Ukrainal on initsiatiiv ning toetust, mis on aidanud Ukrainal nii kaugele jõuda, tuleb tugevdada, et tagada Venemaa 2026. aasta kevad- ja suverünnaku läbikukkumine, samamoodi nagu 2025. aasta rünnak. Ukraina on oma ulatusliku pealetungiga lahinguvälja ümber kujundanud ning palju rohkem on veel ees ootamas. Okupeeritud alade derussifitseerimine on alanud ja mõjutab oluliselt sõja tulevikku. Vaadake meie videot, kui soovite Ukraina pealetungi süüvida ja mõista selle strateegilist tähendust. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida, et näeksite alati The Military Show uusimaid analüüse ja nagu alati, aitäh vaatamast!